era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Täna ei ole nii soe ilm, et ujuma minna. Kas veel on? Me otsime. No tšauki, käes on esmaspäev. Tegelikult juba esmaspäeva õhtu. Kell on 7 ja meie praegu Preveniga kiikumas, nagu näha. Käisime just koertega õues ja lasime talvisel jalgpalli vaatama jääda ja ise tulime siis õue. Tegelikult on mõnus ilm, nagu ei ütleks, et nagu soe oleks, aga näiteks niimoodi olla on nagu fine, et ei ole jahe ega midagi. Ja meil tegelikult on homme plaanis minna... Kus meil on homme plaanis minna, Preven? No? Siinä. Loomaaeda või? Joo. Loomaaeda lähme homme. Ja ühesõnaga homme lähme loomaaeda. Ja kutsusime mu emma ja Taimo ka kaasa. Nii et me ilmselt lähme ise ka rongiga, kuigi algne plaan oli minna autoga. Aga Preven ei ole varem rongiga sõitnud, nii et võiks selle kogemusega juba kätte saada. Ja ma arvan, et mitte midagi hullu ei olegi. Lihtsalt sama vaheldust autoga sõidust ja küll me seal Tallinna vahel saame kuidagi liigeldud. Vot, aga ma tulingi praegu seda ütlema. Midagi muud ei olegi, et Talis tegi täna pirukaid ja lasanjad. Jah. Täna on siuke kodune päev olnud jällegist. Päeval sadas hästi palju. Nüüd on päike välja tulnud ja suht mõnus. Aga võt jah, ma tulin teile seda ütlema ja näeme siis teiega juba homme. Tšau! No tere! Käes on teisipäev, kell on 12 täpselt ja meie oleme juba teel loomaaeda. No las olla siis maas. Ja meie oleme juba teel loomaaeda, lähme võtame Balti jaamast mu emma Kiki ja Taimo ka peale. Algus kutsusin enda vanaema ka kaasa, aga ta ühesõnaga, kui on mingi äikseline ilm, siis tal millegi pärast alati pea valutab. Nii ka täna ja ennem müristas ka täiega, vähemalt Rapla kandis. Loodan, et Tallinnas on parem ilm, sest et Raplas tuli enne rämedalt padukat. Ma ei tea, mis värk on, ma vaatasin ilmateadet, ei lubanud vihma, lubas kuni 23 kraadi. Ja päikselist ilma, aga minu arust terve hommikupoolik on sadanud. When did I become a lonely ghost? Miska kaugemale ka kallis.
teha, siis oli väga väsitav käimine. Me jõudsime natuke enne 1 ja kell on juba 4:30, nii et ikka päris mitu tundi sai seal kondatud ja tõesti ma tunnen, ma olen nii väsinud lihtsalt ja kõht on megatühi ja kahjuks meil ei olnud aega kuhugile istuma minna, kuigi plaanis oli alguses kõik koos kuhugile söömaga minna, aga ta oli seal aga 6:30 mäng. Nii et jah, seekord siis nii. Aga praegu me tulime siis siia, mis teile nimi on, ma mäletan, mingi kebaabiputka, võtame ruttu tee peale, ma võtsin endale mingi pokekausi ja Talis võtab endale ilmselt kebaabi, mingi minu selle tortilla vahel selle värgi. Ja siis mul aju ei tööta, ma olen siis nii väsinud. Ma isegi ei tea, kas ma lähen Talisega õhtul kaasa mängule või mitte. Kuigi nagu võiks on ju kaasa elama minna. Ma ei tea. Aga loomaed iseenesest üliäge ja mul nii meeldis see vihmamets, mis nad sinna teinud on. Sa lähed sinna sisse ja siis on nagu lihtsalt nagu oleks Mehhikosse järsku jõudnud. Esiteks see kliima, siis seal on kõik nagu niimoodi tehtud, nagu see oleks kuskil troopikas lihtsalt. Üliäge, üliäge ja mega ilus oli ka. Sa võtsid kotipangu aeglasse. Millal sa lähed? Ma ei tea ju seda kuradi telefoni seda. No, ei see on tomat. On suur või? Joo. Tšau, ilusat kolmapäeva. Ma loodan, teil on olnud tore päev. Mina igatahes alustasin enda hommikut 7 läbi midagi. Üsna vara võrreldes sellega, mis on nüüd lähiajal olnud, siis ma olen ikka 9-10 ärganud koos Preveniga. Aga täna Talis ärkas kell 6, ma ei tea, mis tal viga oli, vaatas hommikuvara juba telekat, siis mingi aeg läksin vetsu, vaatasin, et okei, Talis pole, siis ta oli elutoas ja siis ma mõtlesin, okei, ma ei lähe ka nagu tagasi magama. Ja käisin jooksmas kohe hommikul ära ja siis juba ärkas Preven. Nii et kell on saanud juba 6 läbi, Preven magab alles enda lõunaund, ma kohe lähen äratan ta ülesse. Aga praegu ma vaatan enda seebikat, teen arvuti taga tööd. Planeerin siis uut tantsustuudio hooaeg ette ja on juba vaja teha ettevalmistusi ja planeerida, nii et seda ma praegu teen. Kus Nono on? Nono läks koju ära nuutta, ärkasid alles ja. See on süda. Emel hakkab nii paha olla. Ei, mä tahan suuna minna. Mä tahan suuna. Mä oon kaikki supeille. On kaikki. See ongi suke. Nii kiiresti, et tulbud rääkima. Tatuud nagu või? Joo. Tää see joo. Ma mõtle, hüppab üle ja see lätt kogu venda poole küll. Tere hommikust. Käes on neljapäev ja mul täiega päike paistab silma. Nii mõnus ilm on. Kell on 8, ma tulin koertega jalutama. Ja
Talis Preven alles magavad. Meil on vaja kell 11 täna lasteaeda minna, see on tutvumispäev. Ma täpsemalt ei teagi, mida oodata. Ilmselt seal ongi lihtsalt kas tutvustavad maja, tutvustavad õppekava ilmselt ja sükest nipet-näpet, ma arvan. Nii et täna sellist mängulist poolt ei olegi Prevenil ja ongi lihtsalt selline lasteaia ülevaatamine siis ilmselt nagu. Aga kuu lõpus siis Prevenil on 3 sellist nagu 1,5 tunnist nagu proovipäeva või ühesõnaga harjutamispäeva, eks. Et kuidas ta siis käitub, kui ta seal üksi on ja ühesõnaga, et teda ette valmistada siis natuke pikemateks päevadeks, et alguses meil ilmselt nagu täispikkasi päevasi ei ole kohe vaja teha. Vähemalt septembri alguses küll mitte, sest mul hakkab alles poole kuu pealt hooaeg pihta. Nii et siis me saamegi natukene harjutada. Aga mul sisetunne ütleb, et tal ilmselt läheb see suht kergesti, sest et ikkagi tal on juba nii palju sõpru seal ees. Seal on küll segarühm, aga samas see ongi hea, sest et Kuusik on väike koht. Ja siin kõik tunnevad kõiki. Nii et Prevenil on seal õnneks juba sõpru ka, keda ta väga hästi tunneb ja kellega mängimist ta väga ootab. Ja teine asi on see, et mu tädi töötab seal nii, et ma arvan, see teeb ka asja kõvasti lihtsamaks. Nii et selles mõttes on mul süda rahul. Aga jah, eks siis näha. Ma olen nagu selles mõttes Preveni pärast olen täiega elevil, sest ema täiega ootab. Kuidas meeldis Preven lasteaias? Nii tore oli, ei tohnud ära tulla või? Joo. Sõbrad olid või? Joo. No nii, põhimõtteliselt me nüüd käisime seal lasteaias ära ja nii tore oli. Eks ma seda lasteaia maja tundsin juba varasemast, sest et ma ise olen Kuusiku lasteaias käinud, mitte küll selles majas, aga mu väike vend on käinud ja kui me jõudsime, siis Preven läks kohe sõpradega õue mängima, sest lapsed olid sellel ajal õues ja meie siis läksime Talisega kuulama, mis meil siis räägitakse. Sellist infot ei olnud, mida ei oleks varem teadnud. Nii et põhimõtteliselt lihtsalt mõned asjad on meil vaja soetada. Ala mingised sisejalaanud ja vihmariided ja sellised. Mingisugused küll on, aga ja peab vaatama, kas tal veel nüüd lähevad. Ja juba sai selle tunde kätte, et Preven läheb lasteaeda nagu. Et samal ajal, kui meie olime koosolekul, siis Preven oli terve aeg õues ja mängis lastega. Pärast siis näitasime talle ruume ka, et kus ta magama hakkab, kus ta kapid on ja WC-d ja kõik. Nii et väga äge. Nii äge. Ja minu arust see lasteaias on nii kodune tunne ja nii tore. Nii et jääme siis ootama augusti lõppu, kui me saame mängima minna ja siis on Prevenil 3 sellist 1,5 tunnist nagu harjutamispäeva sellist. Et siis nagu ilma meieta lasteaias. Vaatame siis, kuidas tal läheb, aga praegu ma arvan küll, et tal läheb väga sujuvalt see ja kergesti, sest et tal on ju ikkagi sõbrad ees, tädi on ees ja palju tuttavaid nägusi. Aga praegu me tulime mänguväljakule. Varsti juba oleme koju, teeme lõunasöögi, Preven lõunatuttu. Peame täiega hakkama harjutama just seda lasteaia rutiini, varem ärkama, varem lõunaunne, varem magama. Minä vaatan. Kes teet? Tegin bye-bye.
Kes sa ay sak amai ui yeah. Loe 10-ni. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tšau, käes on siis juba reede ja ma ei olegi täna teiega jõudnud üldse rääkida. Ma tegin, kell on juba 6 täpselt. Mina olen siin olnud väga kodune, Preveniga õues käinud, kodu koristanud, nagu need toimetused ikka on. Ja täna õhtuks ma teen kanassuppi. Ma tegelikult isegi ei tea, kas ma teen täna õhtuks, sest et Talisel on mäng ja me tuleme nii hilja tagasi. Aga vähemalt mul on kana keedetud ja ma saan selle kas või homme ära teha. Ma äratan kohe Preveni üles, lähme Märjamaale. Talisel on täna jalkamäng. Ta läks juba ees ära. Ja ma vaatan, mis mu sõbrants nii kaua teeb, sest et 19.45 alles hakkab mäng. Ja ilmselt kui me teiseks hooajaks lähme, siis on fine küll. Siis näeme mängu ja Preveniga ei pea seal ringi jooksma, sest et temal ikka järgi joosta on ikka asja ajamine. Täna mõtlesin, et äkki ma teen ühe suurema koristuse ära. Ma voltisin mingi nädala jagu riideid mul tundus, sest et ma iga päev lihtsalt lükkasin edasi, nii et mul lõpuks oli nagu 2 sellist kuhja lihtsalt. Ja mul läks sellega juba mingi tund aega, siis ma panin pesu pesema, viisin kuivama, võtsin uue kuivad riided, panin need jälle kokku oma korda, nii et ma ei jõudnudki väga midagi suurt teha. Oleks tahtnud seinad ära pesta, sest et need on jälle igalt poolt rokased, reaalselt elu 2 suure koeraga, elu väikse lapsega. Aga selles mõttes ma ei kurda, õnneks ma ei pea seda nagu ülitihti tegema, aga tavaliselt ma käin lihtsalt mingi väikese lapiga ja teen, aga ma näen, et nad tahaks ikkagi korralikuma pesu. Käe keerlema ja viskate selle õhku ja püüate kinni. Prem vaatab praegu asjad YouTube'ist ja ta on nii kinni selles, et ta ei taha isegi Märjamaal hakata liikuma, et Talise mängule jõuda. Aga eks ma hakkan teda vaikselt sinna poole liigutama ja eks ma isegi pean veel midagi peale viskama ja mul on praegu siuke jäätiseisu täiesti haige. Täiega tahaks jäätist ja tahaks just seda vanamehe jäätist, nii et ma lähen kindlasti selle järgi kuhugi igatahes. See on nii hea. Natukene tiputab ja. Jooksmise. Jäin tormi kätte. Te kujutate, mis tormi kätte me jäime Alfaga lihtsalt. Ühesõnaga, me saime mitu padukat kaela. Mõtlesin, ma võtan ta täna jooksma kaasa ja nii siis läks. Okei. Ma ei ütleks, et midagi nagu viga oli. Mulle pakkus palju nalja Alfale, et mitte. Sian. Do it, see, baby.
tulime Keiliga Tallinnasse, täiesti mõte niimoodi, et me vaatasime rongi aegu ja 10 minuti pärast läks rong. Nii põhimõtteliselt hüppasimegi rongi peale, võtsime päevapiletid, et Balti jaamas kohe Ülemiste rongile ka saaks. Või noh, siis et rongiga Ülemistesse saada. Nii et me põhimõtteliselt jõudsime Baltasse sealt teise rongi peale ja siis juba tulimegi tagasi või tähendab siia Ülemistesse. Mul on vaja Prevenile mõned asjad osta. Mitte, et ma eile ei oleks tellinud, aga ma mõtlesin, et me vaatame siis koha peal ka müüakse. Seni me oleme jõudnud ainult siin seisse ja ma ei tea, minu arust võib olla kõige parem kvaliteet just selles osas, et kui sa riided ära pesed, siis minu arust need läheb mingi number või 2 isegi väiksemaks, nii et ma lähen vaatan H&M-i Lindexisse Saarasse, kui ma jõuan Reservedisse. Tegelikult Reservedisse võib-olla pole mõtet minna, sest ma eile tegin sealt tellimuse päris suure Prevenile riidid just. Aga ma mõtlesin, et no ühesõnaga vaatame, tund aega on aega ainult, sest et kell on 8 juba, kell saab kohe 8. Me praegu tulime MyShoesisse, võtame ikka selle sama staaselt. Keili laseb seekord küll üle, aga siin on ülihead alkoholivabad kokteilid. Ma pärast näitan. Need on nii head. Maasikaga minu lemmik. See on ebareaalselt hea lihtsalt. Ketchup oli tulnud või? Midagi oli suured need lõikad. Oli see siis väärtost või? Mulle täiega meeldivad. Cheers. Cheers. Kes see mingi Kaidi elab USA-s, siis iga kord, kui keegi ta küll läheb, siis ta tellib neid hissi kastmeid, et tal on täiega need ja ta paneb mingi võikude vahel niimoodi. Nii maitseb. Ei! No tere hommikust, ma loodan, mind on hästi kuulda, sest tuul on suht tugev. Öösel oli mingi räme torm, täiega paugutas, vihmas, sadas, tuul oli tugev. Mõnes mõttes oli isegi mõnus magada, aga mõnes mõttes natukene gripiga, sest Tallis tuli öösel alles mingi kell koju, siis ma olin Preveniga kahekesti, aga selles mõttes saime kenasti hakkama. Ja ma ärkasin ainult korra või 2. Aga jah, täna siis käes pühapäev, ma editin vaikselt teie jaoks seda vlogi ja nüüd ei tea, kas ma saan täna selle ülesse või homme. Et siis vaatame, kui kiiresti ma sellega hakkama saan. Samas mul nagu täna midagi väga plaanis ei ole sellist.
aga nagu näha, siis need plaanid tekivad suht sekunditega. Nii et ma ei tea. Ühesõnaga, on siis pühapäev või esmaspäev, ilusat päeva sulle. Siinkohal ma lõpetan selle nädalase vlogi. Ma loodan, et teile meeldis. Kui teil meeldis, pane like. Kui sa mind veel ei follow, pane ikka subscribe ka. Ja follow mind ka Instas. Ma tegin nüüd enda Insta avalikuks @Krissuke, kuudega Krissuke. Ja näeme siis teiega juba järgmisel nädalal. Ma loodan, et teil tuleb ülitore uus nädal ja ikka hoidke üksteist ja näeme teiega juba varsti. Tšau!